Järgmiseks päevakorrapunktiks on Elva linna arengukava 2012–2020 muutmine ja palun abilinnapea Eiki Hansen. Volikogu teie ees on siis iga-aastane arengukava ülevaatamine ja siis volikogu poole kinnitamine. Arengukava investeeringute kavas on siis tehtud muudatused vastavalt sellele, millised objektid on eelmistel aastatel teostatud ja millised ei ole. Ja on siis vastavalt edasi lükatud, midagi välja jäetud ei ole ja midagi arengukava välist siia sisse toodud ei ole. Ma korra kommenteeriks ühte numbrit, mis oli siin väikse apsakana, et spordihall, kultuurivabaaja spordihall oli kogu maksumusena 450 000, millest siis Elva linna osalus 15%, et tegelikult see 450 000 ongi see oma osalus 15% ja nüüd on see ära parandatud, selle 450 asemel on 3 miljonit. Ehk materjalid, mis teil tulid koju, on see 3000 asemel on 450, et see viga on sees, seal on see 3000, seal on õige. Aga 450 oli tegelikult see summa, millega igal pool mujal on arvestatud, et see on see 15% sellest kogu maksumusest. Nii et siit tabelist jäi lihtsalt väärmülje, et siin oleks justkui kogu maksumus 450 ja sellest siis 15% on osalus. Aga eelarvestrateegias on arvestatud 450 000 kuni 15% kogu halli maksumusest. Ja vastavalt siis eelarvekomisjoni ettepanekule on spordihall toodud esialgselt planeeritust aastaaega ettepoole 2017. aastasse ja vastavalt siis erinevad investeeringuobjektid, mis olid selles aastas, on siis lükatud järgmistesse aastatesse. Paluks siis arengukava sellisel kujul kinnitada. Kas on küsimusi palju? Üks küsimus, see ümber muudab selle sõnastuse kultuurimäe asemel see loome keskus. Aga sellisel juhul, kas teda ei oleks õigem siit kultuurirealt välja minna? Sellepärast, et muidu võib-olla see tekitab, kui me hakkame selle jaoks raha taotlema ja kindlasti me hakkame. Et kas see ei tekita jälle võib-olla seal kõrgemal ka niisugust kahtlust, et kultuuri all, aga kuna kultuur ei ole abikõlbulik. Tegelikult lihtsalt põhimõte on kõik hea, aga kas see rida on sel juhul õige? Tegelikult on õige selles mõttes, loomemajandus kui selline on väga tihedalt kultuuriga seotud. Aga kas sel juhul see abikõlbulikkus võib-olla ei osutu just sellepärast, et ta on kultuuri all. Me peaksime põhjendama ka seal välja. Kultuur ja vahva aeg. Kuidas peaks olema? Tegelikult näiteks kas või ettevõtlusturism. Ei, kindlasti mitte. Ta sobib igal juhul kindlasti selle kultuuri ja vaba aja alla. Ta sobib, ma usun, ma täitsa olen nõus. Ettevõtluse ja turismi alla, aga see nüüd, millises lõigus ta tegelikult meil arengukavas on, sellel ei ole olulist tähtsust. Tähtsus on sellel, millise sisu saab see projekt, kui see projekt esitatakse. Ja oluline on see, et ta oleks arengukavas kajastatud. Aga see loomemajandus kui selline, see on väga tihedalt seotud kultuuriga. Et see ei ole ka otseselt nii-öelda ettevõtlus. Et pigem ta ongi kultuuriinimeste suunamine ettevõtlikkusele nii-öelda. Et nad suudaksid ka ennast elatama hakata selle kultuuri tegemisega. Et ta ei ole üldse kaugel kultuurist kindlasti mitte. Kindlasti mitte, olen täiesti nõus, et just selle kui me hakkame rahataotlusi tegema, et ta siis takistuseks ei saaks. Lihtsalt see küsimus oli. See kindlasti ei saa, rahataotluse juures on ikkagi oluline selle esitatava projekti sisu. Ja kui see sisu on usutav, siis see, kus ta täpselt arengukavas asetseb, see ei ole määras. Või kindlasti peab olema see objekt ka maakonna arengukavas. Maakonna.
Okei, küsimus sai vastuse, kas on veel küsimusi? Küsimus on selles, et kas midagi parata ei ole igaüks nagu oma sektori eest seisma ja hetkel küsimus on suunatud, me nagu tervisekeskus oleme ära delegeerinud järgmisele volikogule. Samas võib tõdeda seda, et praegu kui vaadata Sotsiaalministeeriumi poolt jaotud on seda raha tervisekeskustele, siis Elvas kui Lääne-Tartumaa keskusel on nagu liit pole selgelt püsti pandud. Jagades võrdselt raha sellele ära kõigile praeguse potentsiaalselt keskustele, see on siis 2,5 miljonit. Ja eks siin ma ei oska öelda, eks ministeeriumi poolt tuleb nüüd hakkas ette tempot määrustega, kuidas ja kuna jagamine tuleb. Aga kui meil on isegi, ta ei ole praegu kavas sees, on joonest välja jäänud aastal 2020 või 2022, siis ma väga kahtlen sellesse, et kui ta ei ole isegi meil siia tabelisse sisse pandud, et ministeerium võtab seda tõsiselt meie poolt sellist arvamust, et me tahame seda teha. Ei, nii nagu Peeter on nagu varem rääkinud, et praegu on 2018, järgmine aasta me võtame vastu 2016 kuni 2019 ja eks me peame ta kuskile selles mõttes ära mahutama. Ma arvan, et üsna reaalne 2019 peaks olema, et eks selles mõttes peab linnarahvaga rääkima ja mis need objektid siin tähtsad meil on. Mina arvan, et need objektid, mis on võimalik eurorahadega ära teha, need peaks kindlasti eelarve strateegias ja investeeringute kavas sees olema. Küsimus ongi selles, et kas meil jätkub selleks raha ja kui on 25% oma osalus ainult, siis meil võib juhtuda olukord, kus me 75% rahast ütleme ära. Ja minu arvates see on ikka drastiline kogemus. Ma ütleks jah, et see oleks nagu kuritegu eelkõige linna elanikondas ja ma arvan seda, et seda määruse küll ei ole veel, aga nii palju kui on võib lugeda, suhtumise tasandil, siis see ei ole ainult, ütleme niimoodi, meditsiiniasutus, sest kui vaadata nimetust, siis on see tervisekeskus. Seal ei ole, et on arstiabikeskus või tervishoiukeskus ja nii edasi. Et ma arvan, et selle keskuses on seal küll suured võimalused inimestele tervise teenust osutades, mitte ainult, et arst vaatab kabinetist läbi. Ja ma arvan, et seda on väga suur linnakodanike huvitatus. Ma arvan ka, et selles mõttes, et ma arvan, et nii nagu ma olen rääkinud, ta võiks olla 2018-2019 eelarve reaalne sees. Ja kui me hakkame järgmine aasta või järgmisel kevadel, järgmine aasta eelarve strateegiaid ja investeerimised avasid tegema, siis peame selle tabeli väga kriitiliselt miljuga üle vaatama. Ma vaatan see sama sotsiaalne, me peame midagi ära asendama. Ma ütlen veel kord, Peeter, et ma ise olen seda ideed kogu aeg ellu kutsunud ja ma olen seda ideed toetanud ja ma olen ministriga sel teemal rääkinud, et igal juhul, kui meil tekivad võimalused, aga ma ei ole ka öelnud, et me toome ta väga siia ette. Ma olen kogu aeg rääkinud aastast 18-19. Siin on üks moment juures veel, et me püüame vähemalt, minu arust me peame püüdma siin kõik laua taga seda, et ikkagi Elvas kujuneks teatud avalike teenustusest Lääne-Tartumaa keskus. Siis on selge see, et meie senine töö, mis me oleme siin sotsiaalkomisjoniga teinud, on see, et me oleme püüdnud lähivaldadele selgeks teha, et teatud avaliku sektori teenused võiksid saada see Elvas, aga loomulikult on ka see, et nad panustaksid midagi. Aga väga raske on minna valdade juurde rääkima ja nüüd siis see on mul ka, seda nüüd on 4-5 aastat tagasi kogemus, kui me siis eelmise Euroopa Liidu meetme rahastamisest rääkisime, siis minna siis valdadele rääkima, et nemad peaksid ka mingit raha panema selle objekti sisse. Kui nemad küsivad, et kas Elva linn paneb, mina tõmbasin kõrvad lonti, ütlesin, et ei pane. Kes ei olnud nemad minu käest, aga mis siis meiega peavad rääkima? No Elva linn panustas ikka üsnagi palju tegelikult. Ka mingis hoonestusõigus tegelikult. Aga ringiga, et okei. Jah, ainult hoonestusõigus. Et igal juhul Elva linnavalitsus ei ole seda maha mandud ja ma arvan 2018-2019 järgmine aasta sisse panenud. Sest ma tahaks öelda see, et ikkagi järgmine aasta tõesti võib see sisse panna valdadega firma, ma arvan, see on Elva linna huvides ka, et tõesti võib-olla siin kas siis oma osakusse Elva linn sai 15% panna, aga ma saaks tõsist tööd teha ja asjalikult tööd teha, argumenteeritud tööd teha valdadega. Praegu lihtsalt öeldes vallad ei võta nüüd tõsiselt. Selles on küsimus. Kas see oleks rahuldus, kui ta järgmine aasta nagu võimalik? Tegelikult ega
tõsta sellesse valimisperioodi, sellepärast selleks ei ole lihtsalt vahendeid ja kui ta tuua ettepoole, siis mingi teine investeering tuleb viia kaugemale ja see on valikute küsimus, aga ma siin ütleme nii, et see tervisekeskuse puhul ikkagi seal on nagu suhteliselt täpselt teada, mida sellelt nagu loodetakse, et kindlasti selle tervisekeskuse raha eest ei saa nii-öelda spaad ehitada ja ta on ikkagi eelkõige mõeldud perearstide koondamiseks ja erinevate terviseteenuste koondamiseks ühte kohta. Ma olin ka kevadel Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul, kui ministeeriumi poolt seda seal tutvustati ja siis Tartu maakonna vallavanemate seisukohad olid küll, et näiteks Kambja ütles konkreetselt, aga tema eurorahadega omale nii-öelda tervisekeskuse välja ehitanud, teda ei huvita see Elva ja paljud teised olid enam-vähem sarnastel seisukohtadel. Eks see saab keeruline see selgitustöö olema. Muidugi oleks tore, kui selle selgitustöö tulemusel suudetakse need nagu dogmad murda ja leida, et võib-olla tõesti see tuumik siin Elvas ongi oluline. No ma tahangi see, et ega nemad ei tee meie tööd ära, meie peavad oma tööd ära tegema. Selles on küsimus. Ja siis ütleme, selles taustsüsteemis me peame lihtsalt nägema, et milline see investeeringu objekt on meile siis antud hetkel olulisem ja need on ju volikogu otsustamiste kohad. Et ma tahan lihtsalt kommenteerida seda, et me oleme tegelikult selle tervisekeskusega väga süvitsi tegelenud ja ka sotsiaalministeeriumitega, nendega, kes selle meetmega ka hästi konkreetselt tegelevad. Ehk siis see meede on nüüd see, mis meil sisuliselt olge mehed ja ühesõnaga teeme projekti, siis see raha on meil tegelikult taskus. Ja kui siin Peeter ütles 25%-lisest oma osalusest, siis see suure tõenäosusega langeb veelgi väiksemaks. Ehk siis tegelikult ja ka seal on teatud nõuded, mis asja sa Heiki ütlesid, et see võib-olla see perearste koondumine, mis ei ole ka mingi absoluutne tõde, siis seda tegelikult annab venitada, see ei olegi konkreetselt niivõrd arsti abiga, seal peab see komponent olema sees, aga selle saab ikkagi selleks üldiseks tervisehoiuks ja tervisekäitumise parendamiseks tegelikult tekitada. Et see ongi nüüd meie selline valikute küsimus sellele, et me raha sisuliselt on meil nii-öelda ette määratud asi. Ja see summa on väga suur ja tegelikult loomulikult on meie tohutu roll seda nüüd ümberkaudsetele valdadele müüa. Aga point on see, et me peame sellesse kõigepealt uskuma ise. Siis me saame seda ka müüa. Ma öelda seda, et rahalised ressursid, ega mina saan ka aru, et rahalised ressursid on ühed, mis on lõpp. Aga ma ütlen näiteks ka seda, et ka mina ei tea ka täpselt, mis kuupäeval see konkurs tuleb. Aga kui on olemas näiteks eraldus juba, et hakata projekti tegema, esimene asi tuleb teha, ilmselt läheb 2 etapiliseks ja nii edasi. Aga kui me saame juba vallad kaasata eskiisprojektide tegemisse, kas või ütleme, sendiga tulevad sisse, me harjutame neid siia sisse. Ega ma ütlen, see on ju töö, mida meie peame tegema, ega valdu meiega siduma keegi ei jakka, vallad ise ei jookse meie juurde. Saage aru sellest? Me oleme saanud. Jah, aga siis ongi see, et esimene asi on eskiisprojekt, paneme meie oma raha mingisse ära, ütleme vallale, tule ka siia, arutame, kaasame teda sinna protsessi. Selles on ju mõte, ja ma ei ütlegi, et räägib, me peame kohe panema kogu selle summa 2016. See juttu ei ole protsessi. Aga esimene asi hakkab projektide tegemisest ja projektidesse nende kaasamine. Sa tahad mõnda mõttemalli sisse. Põhimõtteliselt, Peeter, kas ma saan sust aru, et sul ei ole konkreetselt see ettepanek nagu, et parandagi seda nii-öelda, mis meil siin täna nagu laual on arengukava, vaid pigem nagu seda järgmist? No, ma loodan seda, et ikkagi järgmise aasta, siis ma arvan, et tuleb siin ka neid lisaeelarveid. Et sealt hakkab, kui hakkab me esimene asi on see, selle aasta lõpuks on lubatud määrus ära. Siis me saame hakata nagu konkreetsemalt rääkima, aga siis saab ka seda asja rääkida, et mis sinna projekti sisse tuleb, et mida me müüme. Ja siis projekti, me saame projekti sisse hakata nagu sõnu sisse panema, mis määrusest tuleb. Ja tolle hetkel, et hakata müüma seda projekti meie valdadele. Projekti koostamise raha järgmise aasta annab. Võtaks selle küsimus sellega kokku, et siis ühesõnaga saab suheldud, et praegu on see asi ju hästi lahtine ka, et kas järgmisest aastast siis on või ei ole, aga seda vist praegu ma saan aru, see ei ole nagu selle mõttevalli. Tegelikult
selle suve lõpuga ja praeguse selle arengukava ülevaatamise ettevalmistusel on tekkinud nii palju erinevaid arvamusi, et ma arvan, et järgmine aasta tuleks see arengukava ülevaatamine nagu avada kevadel ja need asjad aegsasti selgeks rääkida ka volikogu tasandil ja komisjonide tasandil ja ka siis linnarahva tasandil. Et noh, võib-olla selle läbirääkimise tulemusel jõutaksegi selleni, et mingid asjad tuleb arengukavast ära kustutada ja mingid asjad tuleb siia juurde tuua. Ja eks arengukava on arenev dokument ja seda ei saa öelda, et see, mis 2012 vastu võeti, see peabki 2020. aastani muutumatult kestma. Et kui asjaolud muutuvad, siis muutub ka arengukava. Rein Üles on esimesed. Mina küsiks selle investeeringute kava kohta 3 rea kohta, mis puudutab keskkonnateemat. Ma loodan, et ma ei rikku reglementi sellega, kui need küsimused võtaks arvesse. Sest ma saan aru, et neid ei ole keskkonnakomisjonis praegu jooksnud arutatud ka. Ma kui lühelt puudusin, aga Reinaga praegu nagu ei ole arutused olnud, et see Vereviere saneerimine on siin 700 000 kirjas, et kust see summa praegu on niiviisi saadus. Ega see summa ongi hinnanguline. Seda ühtegi pakkumist ega konkreetset summat siin taga praegu. Restis on tehtud 2016 ja 2018, et äkki peaks üritama järgmine aasta teha ühe väikse niisuguse pilootuurimu, mis ei tohiks palju maksta. See on nädala teema, et see on selge, et see tuleb teha. Ja ma hindan, et see summa võib isegi olla suhteliselt tõelähedane. Aga minu arust oleks nagu jälle aeg Võrtsjärve linnoloogina ühendas, nad ikkagi on seda teemat väga süvitsi uurinud ja nagu need meetodid on nagu nad kujutavad ette, kuidas oleks kõige nagu tõhusam, kõige kuluefektiivsem meetod. Peab selle loomulikult, kui seda asja hakatakse taotlema, siis loomulikult tehakse enne, võetakse nii-öelda suht siht kätte, kuhu poole joosta peab. Praegu lihtsalt see seiskunud sellepärast, et hetkel ei ole võimalik saada kaasrahastust. Ei ole ühtegi programmi, kus seda taotlema ei teada. Need ristid on siin nagu suhteliselt umblu koha peal. Jah, see on lihtsalt meie soov seda asja teha, aga selline on see, et ainult linna eelarves seda tööd võimalik teha. Ja sellepärast me ei ole ka elu muutub, me tegelikult enam-vähem teame, kus suunas me tahaks soovida, aga võib-olla selle aja peale, mis see rahastus tuleb, on tehnoloogia arenenud võib-olla palju parem suur. Ma väga ei usuta selles suhtes, aga need hinnad muutuvad. Hinnad muutuvad küll ajal. Aga tegelikult on nagu Võrtsjärve on nagu see ettekujutus, milline võiks olla kõige kuluefektiivsem meetod. Aga kuna hetkel ei ole isegi näha praegu kuskilt, et kus seda kaasrahastust saada, siis me ei ole praegu hetkel tõsisemalt sellega tegema. Küsimus on kindlasti see, et miks on aasta vahet, et mitte järjest ei tehta, kui hakatakse tegema, et järjest see on aasta üle aasta. Ma vastan sellele küsimusele, see tegelikult see teine rist oli 2017. aastas, aga eelarvekomisjon vahetas selle ära spordihalli. Sellepärast on 2018. No jah, see, et ta kahte jakku jääb, ei ole päris loogiline, et see üks investeering on, see tuleb ikkagi ühel aastal, aga võib-olla enne seda on vaja planeerida mingisugune, tegelikult see mingi väike uuring. Tegelikult on 2 aastasid sellepärast planeeritudki, et oleks uuring ja oleks ka võimalik projekteerimine ja siis teisel aastal oleks ehitamine, aga nagu Kalev ütles, et praegu tõesti sellele praegu mingit meedet veel ei paista. Ei ole välistatud, et sellised meetmed ikkagi tulevad ja ainult oma rahadega praegu nende teise 2 prioriteetse investeeringu objekti kõrval ei ole seda kindlasti võimalik teha vähemalt 4 aasta jooksul. On jah arvestada sellega. Aga siis teine on see parkide, metsaparkide parkide säilitamine ja parandamine, et tegelikult selles hoolduskavas, mis me hakkame arutama, kõik muu on mulle väga arusaadav ja aktsepteeritav, ainult need hooldussummad on püstiliselt suured ja need kuidagi ei kajastu siin praegu selles. Kui nüüd arvestada, et meil on ka see esimene osa parke juba tehtud
mis siis puudutab siin nüüd seda piirkonda, mis siin Arvjärve ümber ja Nooruse tänaval ja siis see nii-öelda Hüppetorni mets ja kogu see osa seal. Ja tegelikult me ei saanud rahastust sellepärast, et keegi komisjoni liikmetest suvatses arvata, et see on niivõrd majanduslikult tasuv projekt, mis peab ennast ise ära tasuma selle puidu mahuga arvestades. Olgugi, et tegelikult selle taotlusel olid kaasas pakkumised, mis näitasid, et see teostaja on arvestanud pakkumises juba seda, et puit jääb temale. Ja nüüd me tegelikult suhtlesime nii asekantsleriga sel teemal kui ka selle komisjoni liikmetega, et see tegelikult oligi kellegi mingi suvaline arvamus, mis suure tõenäosusega selle rahastuse nagu vääras. Ja nüüd me veel kord rõhutasime seda välja, et see puidu osa ongi arvestatud juba nendes pakkumistes ja me läksime nüüd uuesti seda küsima, et näis, kas nüüd tuleb mingi parem tulemus. Ja kui see rahastus peaks siis tulema, siis sellega saab võib-olla talvel juba pita arvetada, ma ei tea, kuidas need ralliasjad käivad. No ilmselt suure tõenäosusega novembri. Need summad jällegi siin on nagu väiksed või kajastavad jällegi omaosaluse. See on sama. No tegelikult tuli arengukavas oli planeeritud igal aastale 10 000 eurot selle hoolduskava teostamiseks. Et praegusel juhul palju see omaosalus selles projektis on? 20 ringis. Omaosalus on 20 ringis. Mis praegu see projekt, mis nüüd praegu taotlemisel on, see tegelikult see summa on suurem kui siis ühe aasta summa. Et see on nagu otseselt arengukavast jooksev asi. Kui võib, siis see kolmas on Arvjärve õpperaja loomine, kuhu on 10, mis see täpselt kujutab, et varem jällegi need KIK-is need taotlused, ma võin aru. Platvormi tegelikult see Arvjärve õpperada on tegelikult natuke seotud oma vahel. Kus seal vast oli äkki linnavalitsuse taotlustes oli selle nii-öelda riistvara osa liiga suur ja sisu osa võib-olla selle programmi jaoks nii oli. Ütleme tegelikult see Arvjärve õpperada, mis siin on nagu arengukavast tulenev, see tegelikult oli see, mis oli lasteaedade initsiatiivil arengukavasse tulnud. Ja see on nagu selle arvestusega siin. Need platvormid, mida me mitmel korral taotlesime, need olid tegelikult selle Kesktänava projekti ühe osana ja olid ka siin arengukavas Kesktänava projekti osana. Ja miks me nende peale rahastust ei saanud, siis tegelikult küsisimegi ju Keskkonnainvesteeringute Keskusest seda. Me püüdsime küll järjest rohkem ja rohkem põhjendada, miks nad on vajalikud just loodushoiu seisukohast, mida see Keskkonnainvesteeringute Keskus ju tegelikult rahastaski. Me võtsime lõpuks välja ka sealt valgustuse ja kõik muu, aga lõpptulemusel nad jäid ikkagi seisukohal, et see on linnakujutuse projekt ja sellel ei ole loodushoiu väga palju pistmist. Nii et tegelikult me läksime seda teadlikult küsima programmist, kuhu ta väga hästi ei sobinud, aga meil oli ikkagi lootus, et me suudame ta sinna sisse kirjutada, aga kahjuks ei suuda. Praegu oleks siis nagu tehtakse ainult linna oma osa. Kui me räägime sellest õpperajast, siis see ei puuduta platvormi, sest need platvormid on ikkagi väga kallid sellise kujul, nagu nad projekteeritud oli, et platvormi maksumus oli vist 200 000 eurot. See oli kõige suurem platvorm, mis oli lauluväljaku alla planeeritud. Okei, korraks kommenteerin seda eelarvekomisjoni, mis puudutas eelarvekomisjoni otsustas, et eelarvekomisjon ei otsustanud muud, kui oli seal küsimused, mismoodi seda spordihoonet 2017. aastasse saada. Et see eeldas seda, et linna eelarve ei kannata seda teistmoodi välja, kui muuta prioriteeti ehk me pidime leidma summa lähtuvalt 3 miljonist eurost ja leidma selle omaosaluse summa ehk sellega sai tehtud nagu ettepanek, et mismoodi see oleks võimalik, et siis tõsteti 17. aasta mingid investeeringud aastasse 18, ehk me suudame selle fookuse, milleks täna on siis saanud Loomemajanduskeskus ja spordihooneid, siis
siis et me selle fookuse suunaksime sinna kohta, mis on prioriteetne ja siis sai ta tõstetud 2017. aastasse. Et see oli nagu nii-öelda rahade liigutamine siis, mis ootab siis volinike heakskiitu. Et eelarvekomisjoni hinnangul on see siis sellisel juhul võimalik nii-öelda finantseerida seda oma osalust. Aga kas on mingeid küsimusi Heiki Hansenile? Minul siin kahel investeeringute kavas kahel real, et raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine, mis järgmisel aastal suure summana tuleb ja elukestva õppe ja noortekeskuse rajamine, et mis need endast puudutab? Mis puudutab elukestva õppe ja noortekeskuse rajamist, siis tegelikult see ongi seesama noortekeskus, mis meil siin peaaegu valmis on, mille fassaad vajab veel korda tegemist ja paar siseruumi ka, aga need praegu siin ei ole arvestatud. Siin on praegu konkreetselt arvestatud fassaadiga. Ei rajata midagi? Ei juurde, selles mõttes rajatakse, et see hoone lõpetatakse, eks, et ta alustati eelmisel aastal ja nüüd, kui saab fassaad ka korda, siis saab ta valmis. Et see 20 000 on kas siis on kõik ruumid noortekeskuse majas valmis? Ei ole, 2 ruumi ei ole valmis. 2 ruumi, üks mis oli alguses plaanis nii-öelda bändi või trummiruumiks teha ja mis nüüd on nagu ümber mõeldud, et arvatakse, et ikkagi seal oleks vaja ruumi rohkem millegi muu jaoks. See jäi esialgu projektist välja sellepärast, et see heelisolatsioon ja kõik oleks päris kallis olnud ja see jäigi nii-öelda ootele. Ja päris esimesel korrusel sissepääsu kõrval on ka üks ruum, mis kuidas selle raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine? Raudteejaama ümbruse rekonstrueerimine on teatavasti selle aasta lõpus ilmselt kuulutatakse juba välja meede, millega saavad 20 Eesti raudteejaama investeeringu riigi poolt ja mille siht on siis nii-öelda liikumisteede või liikumisvõimaluste parandamine ja see meede tegelikult on suunatud parkimiskohtade loomisele, bussipeatuste loomisele ja selliselt rongi ja bussi ja kokku sulandumisele. Ja sellest projektist on võimalik 15% omaosalusega seda raha saada. Seda raha oli seal kokku vist 15 miljonit ja kuskil 20 raudteejaama Eestis saavad selle. See on lihtsalt sellepärast, et kuna meil arengukavas on olnud ka see raudteejaama ümbruse teema algusest peale sees, siis see on üks võimalus, kus oleks võimalik selle eurorahadega praegu paremaks teha. See ei puuduta muidugi kogu seda parki, vaid see puudutab ikkagi konkreetselt seda raudteejaama esist nii-öelda. Aga purskkaevu? No eks see mingi, purskkaevu kindlasti see projekt ei rahasta, aga ütleme mingi haljastuse osa, see keskmise osa haljastus, see kindlasti mahub sinna sisse. Aga selle meetme suund on ikkagi parkimine, peatused, ligipääsetavus. Ja kuhu see parklausa peaks tulema? Nüüd, kuna see projekteerija käis vaatamas ja kuidas seal annab laiendada kuhu kohta, et me kahele poole peame natuke neid parkimiskohti juurde tekitama. Ilmselt praeguste plaanide kohaselt, eks siin projekteerijale ka oma sõna öelda, mis ta ette näeb, aga praegu on ikkagi plaanis parkla üks seesama, kus praegugi parkimise võimalus on ja teisele poole tekitada ka parkimisvõimalused, seda parkimiskohtade arvu kasvatades. Kui me ütleme, et meil on seal 10 parkimiskohta, siis ta kindlasti ei ole kõlblik sellesse programmi. Ja tegelikult on ka mõte praegu, et üks asi, et need bussipeatused saavad korda ja võib-olla ka natuke kompaktsemalt kokku ja teine asi, mida kindlasti tahaks selle projekti sisse lülitada, oleks ka üks korralik jalgrattahoidla. Et oleks ka võimalik tulla näiteks jalgrattaga, minna rongi peale, tulla rongi pealt ja jalgrattaga koju sõita. Ma korraks kommenteerin seda noortekeskuse teemat, et ma täna käisin seal vestlesin tund aega, et
et kui ma vaatasin eelmine aasta neid numbreid, kui palju on see külastatavus, käisin seal vanas noortekeskuses, kui ta veel lahti oli, siis oli seal sellised numbrid nagu 3, 4, 5, 6 inimest nagu päeva jooksul oli nagu niisugune tavaline number. Selles suurusjärgus külastajate arv oli, siis täna ma vaatasin seda sama külastatavust ja 25-30 inimest on täiesti tavaline. Päeva jooksul on niisugune keskmine, et selles suhtes, et hästi on nagu käima läinud ja Mirja rääkis neid mõtteid, mis seal nagu on, et ma nagu usun, et siin võib-olla 6 aja pärast, et jõuda sinna 50 inimeseni on täiesti juba reaalne, et selles suhtes on nagu ägedalt nagu asi käima läinud ja kes ei ole käinud, siis kindlasti nagu vaadake. Aga Tõnu Aigo on käsi püsti. Selle raudteejaama ümbruse rekonstrueerimisega ei tuuagi siis Kuuske tagasi? See on volikogu otsustada, kui ta soovib teda sinna tuua ja selle vahendid ette näeb, siis miks mitte. Ei no, teie plaanides seda praegusele 200 000 ei mahu? Ei no, seal meil ei ole selles mõttes, et üks asi ma ei tea, kas seda nii-öelda Kuuse jalga sellesse vaateviistis abikõlbiseks peetakse või ei peeta, aga ega meil nii põhjalikke plaane sellega veel ei ole. Aga nii kui ma kuskilt aru sain, siis keegi juba küsis, et kas see Kuuse jala ettevalmistamine võiks olla potentsiaalne kaasav eelarvepunkt, siis sinna ta sobib ju ideaalselt. See, et kas ta sinna see aasta tuleb või ei tule, selle koha pealt ma võiks öelda, et ega eelmise aasta eelarve menetluse juures keegi teinud sellist ettepanekut ka, et see kõik vahendid eelarves ette näha. Et igal juhul me oleme seisukohal, et lihtsalt maa sisse puuritud auku seda Kuuske sinna panna ei saa, sinna tuleb ette valmistada korralik Kuuse ja see maksab kindlasti raha, et me ei räägi sadadest eurodest, ikka tuhandest. Aga nagu oli kuulda, et projekteerija sellega tegeleb, et projekteerija ole ka seal kaasa rääkinud korralik betoonist jalg teha ja sinna tuleb ka ligi vedada, et seda ei peaks kuskil tänava lapendada otsest kaabidega üle tänavasse vedada. 70 aastat tõmmatused jalg on üks metalltoolu maa sisse panna. Paljas metalltoolu kindlasti ei tea. No mis te ei tea? Ärme sellesse Kuuse teemasse lasku, et meil on päevakorrapunktiks Elva linna eelarvestrateegia, mida seal hetkel sees ei ole ja seda Kuuse... No see ei ole eelarvestrateegia küsimus ka, et ei ole nii suured summad eelarvestrateegias võiks eraldi ka. Jah, et prooviks jääda konkreetselt selle strateegia raames, et kas on mingit küsimust? Kuidas nüüd suhe selle kultuurimaja ja spordisaaliga siis on? Spordialliga. Kumb siis eespool, kumb siis tagapool? Nii nagu eelarvestrateegias kirja. Selles mõttes ma olen nagu päris palju rääkinud volinikega, oleme eelarvekomisjonis rääkinud, oleme valimisliidu inimestega teemal rääkinud, et see kultuurikeskuse teema on võimalik piirkonna konkurentsivõime meetmest rahastada ja seda teeme vähem. Kui selle saame abiga tehtud, siis on ka spordiralli rajamine üsna reaalne. Ma kardan, et see jääb tegemata. Minu silm ei näe seda. Teile pakuti Tadriku peal kunagi 6 aastat tagasi. 20 miljonit Eesti krooni pakkus Aivar Soop teile. Siis öeldi, et ei, 40 peab olema. Ärme nüüd niiviisi asju lisa, et üks ja siis midagi ei pakutud kuskil ja see summa, millest esialgu oli jutt, oli 10 miljonit, mille asemel tuli 25 miljonit koolimajale. Ja 10 miljoniga kindlasti kultuurimaja poleks ehitanud, kui me oleks tollel hetkel see 10 miljonit vastu võtnud, siis me seda 25 miljonit teisest voorust enam saanud ei ole. See oleks kultuurimaja valmis ka? 10 miljoniga ei oleks. Ei oleks jäänud kooliti seisma. Ärme lasku sellest vaidlusse, et äkki Heiki täpsustab selle konkreetset küsimus siis, et mis puudutas seda järjekorda, et pigem oli küsimus selles, et kas sa tahad Toomas midagi lisaks öelda? Ma järjekorra kohtas ma võin konkreetselt öelda, et praegu eelarvestrateegias on kultuurimaja sees aastal 2016 ja spordihall 2017. Loomemajanduskeskus, jah.
kas on? Järelikult see selle põhjal paika pandud, et üks on abikõlbulik momendil, nagu kust võib tulla raha peale. No see oligi see määrav asi. Loomemajanduskeskuse puhul meil on praegu teada juba konkreetne meede, kus küsima saab minna ja mille nimel hakatakse praegu ettevalmistust tegema, et sellele meetmele see kõlbulikuks saada. Ja spordihalli puhul on perspektiivseid meetmeid, aga nendest praegu midagi konkreetsemalt veel öelda ei oska, nii et tegelikult seda veel konkreetselt ettevalmistada tänasel päeval ei saa. Mul on üks selline, et kuigi nende arutused käigus nagu loksub mingisse loogilisse paika ja kõiki päris naerutada ei saa nende aastate kaupa ja täiesti aktsepteeritav, et asjad alatakse iga aasta üle, aga väga raske on hääletada dokumendi poolt, kus on seda laadi asjad, et kui on omaosalusena märgitud, et siis see summa ei ole teada, kas on omaosalus lõppsumma, all on ikkagi kõik kokku liidetud. Siin on ridu, kus on kohaliku Elva linna omaosalus 0% ja rahastajana on ikkagi märgitud kohalik omavalitsus. See on siis näiteks spordi- ja terviseradade rajamine 7000 kohaliku omavalitsuse omaosalus 0%. Aga rahastamisalikute real on kohalik omavalitsus kirjas. Verevi rannahoone rajamine 500, omavalitsus 0. Et lihtsalt tehniliselt on väga raske nagu seda dokumenti sellisel juhul heaks kiita. Jah, eks erinevate objektide rajamisel kindlasti see omaosalus mingil määral kas või siis mingi projekti ettevalmistuse näol võivad mingid potentsiaalsed kulud olla. Ja siin kui seda nende numbrite täpsust vaadata, siis me komadest ei räägi. Et me võime panna siia, ma ei tea, 1 või 0,mingi% ja teisest küljest, kuna see on arengukavast tulenev dokument, siis tegelikult võib-olla ühel hetkel ikkagi otsustatakse, et nähakse seda ka omavalitsuse rahakoti najal vajalikuks teostatavat objekti. Et ega need võimalikud fondid, mis siia taha on kirjutatud, need on ka oletuslikud ja praegu nad ikkagi baseeruvad veel laias laastus sellele eelmisele Euroopa Liidu eelarve vahendite jagamisele, et ega neid uusi fonde veel väga konkreetselt teada ei ole. Eks see sisu ja loogika on üles ehitatud arvestades eelmise korra fondide loogikatega. Et me täna ei saagi nagu kirjutada sinna täpselt neid asju sisse teha. Ütleme see, et see asi on siin sees, see tuleb arengukavast ja kui me järgmine kevad selle arengukava laiemalt avame, siis on kindlasti juba konkreetsemad meetmed olemas. Seda küll, aga ikkagi väga imelik on tõesti vaadata, kui siin näiteks 500 000 omaosalus 0 ja taga on, et rahastab kohalik omavalitsus. Kuidas see ei ole ju loogiline? 2017 on vist ikka olemas. Ei no 2017, aga ees on ju, et omaosalus on 0. Ei no okei, me võime neid sealt ära kustutada, see on tehniline laps, see ei muuda põksi ära. Tehniline laps, ütlegi, et seal, kus ta on mõnused, kustutame selle koobi tagant ära ja muidugi tiimfond. Et see, räägime püüame aru saada jah, et mis on nagu väike sõnastuse viga, mis on see üldise dokumendi nagu tähtsus, et üritaks nagu sellest nagu lähtuda. Et see vist ei oma nagu väga suurest plaani midagi ütleb. Et kas on mingid küsimusi veel? Aga mis siis konkreetselt järgmine aasta kirja pandud raudkindlalt tuleb? Raudkindlalt tulevad need asjad, mis on 100% linnaeelarvega tarvistatud. Ja kui me siin hakkame vaatama, millised need objektid on,
näiteks Tartu maantee Velavere tee ringtee, see on muidugi eeldusel, et volikogu ka lõpuks eelarve sellisel kujul vastu võtab. Teed ja tänavate investeeringud on kindlasti ka, olgugi et ta ei ole küll 100% linnaeelarvest, aga need on kindlasti objektid, mis tulevad. Kortermajadele parklate planeerimine, ehitamine 10 000 eurost aastas, see on kindlasti. Kompostimisväljaku rajamine on praegusel hetkel veel väga kahtlases seisus, sellepärast et kõik seda rahastada ei taha. Ta tahaks, aga ta tahab ainult väga väikses mahus rahastada. Kui me tahame suuremas mahus, siis me peame viie omavalitsusi peale kokku leppima ja tegema seda ühiselt, siis me saame ka suuremas mahus rahastada. Aga ma ei usu, et näiteks Rannu vald oleks nõus sõlmima kokkulepped, et nad hakkavad komposteerimisväljakut Elvas ehitama, et mis pinge oleks kellelgi haljas massi hakata Elvas seda. Tänavuvalduse renoveerimine 10 000 eurot aastas kindlasti. Järgmine aasta on planeeritud teda isegi rohkem, kui Maanteeamet hakkab ehitama kergliiklusteed, millele me oleme andnud tänavuvalduse ehitamise garantii. Linnaviidastuse korrastamise peale on arvestatud tulenevad siis maa- ja keskkonnakomisjoni ettepanekust. No tegelikult on siin näha ka, et kus on see 100% osaluse ristik. Lasteaedade õnnesel nõueala kaasajastamine on eelarve eelnõus sees. Noortekeskuse rajamine. See renoveerimine, selle rajamise lõpetamine, milleks siis on fassaad ja tegelikult see raha on planeeritud riigieelarvest tänu siis Reformierakonna Riigikogu liikmetele, et see ei tule otseselt linna põhitegevusest. Kunstmuruväljaku rekonstrueerimine on, see sõltub nüüd Jalgpalli Liidust ja FC Elvast. Me oleme juba aastaid öelnud, et kui nad suudavad tuua rahad selle väljaku ehitamiseks, siis Elva linn aitab omalt poolt ette valmistada selle väljaku aluse põhja. Praegu nad on alustanud detailplaneeringuga. See detailplaneeringu koostamine käib. Kas see saab juhtuma järgmine aasta või ei saa, seda me ennem ei oska öelda ja see sõltub suuresti nende rahalistest vahenditest. Sest kindlasti Elva linn ei hakka seda põhja ette valmistama enne, kui on garanteeritud, et sinna tuleb ka väljak peale ja teisel poolel on finantsvõimalused seda väljaku rajamiseks olemas. Staadioni korvpalliväljaku renoveerimine, see oleneb nüüd sellest, kui kaua ta veel kestab, et siin on küll arvamusi, et ta veel järgmise aasta võiks kesta. Et ta on teatavasti puitpõrandaga ja kui ta ühtel järgi annab, siis ta ilmselt tuleks renoveerida. Ja selle ongi. Tõnu sai vastused Fred rohkem palun. Et see investeeringute kava on paberil selline täitsa okei, aga Elva elanik saab tänasest õhtust tegelikult kõige rohkem teada, et kas Elva saab spordihalli ja kui siis millal, et milline see sõnum võiks linnavalitsuse poolt nagu emotsionaalselt ja sellised natuke etteruttavad sisetunde põhjal öelda, rohkemalt kui see siis eelarvetabelis. Ma arvan, linnarahvale kirjutasin üsna selgelt välja need võimalused eelarvet oli Elva Postipoisis ja kui meil plaan täitub, siis plaan täide läheb, siis ma arvan 2016 lõpp 2017 kultuuri et loomemajanduse külastuskeskus ja 2018 üsna reaalne spordihoone. On 2018 valmis. Kas on veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis ettepaneku nimetatud päevakorrapunkt volikogu poolt kinnitada ja palun hääletada
kes on nimetatud päevakorra või määruse eelnõu kinnitamise poolt, palun anda käega märku, kes on selle eelnõu poolt? Saame siis 15 poolt häält, kes on vastu, palun anda käega märku. Erapooletuid 2. Seega on nimetatud eelnõu vastu võetud 15 poolt häält. Ma täpsustaks, et milline eelnõu see nüüd oli, see oli 2 korda? Arengukava. Arengukavadest. Ja muud arengukava. Hästi palju lihtsalt üleüldse. Elva linna arengukava 2012–2020 on vastu võetud, muutmine on vastu võetud 15 poolt häälega.